Škoda Enyaq on tagaveoline. Saab ka 4-veolisena, aga see versioon, millega meie sõidame ja mis, ma arvan, hakkab ka olema enim müüdud, on tagaveoline. Tagaveolisel on sõidul omad eelised. Näiteks, kui sa kiirendad kogu see jõud, mingisugune üle 300 newtoni, mis siit elektrimootorist tuleb, suunatakse maha, sul ei teki siukest alajuhitavuse efekti. Siis on tagaveol veel üks väga oluline eelis. Tagaveoline auto manööverdab paremini ja linnas tuleb see väga hästi esile. Näiteks teeb Škoda Enyaq ringi, sama väikse ringi, kui temast meeter lühem Citygo. Mis elektriauto sõidu teeb veel huvitavaks või mis on teistmoodi, on regeneratiivne pidurdamine ehk siis rekuperatsioon. Ja sellel Škoda Enyaqil on rooli taga labad, kus ma saan seda rekuperatsiooni astet muuta. Aga kui ma soovin, siis ma tõmban ta maksimaalse peale ehk siuksesse B-braking asendisse. Ja mida Škoda Enyaq teeb, kui ma lasen jala gaasipedaali pealt ära, ta jääb ka täiesti seisma. Ja see on väga mõnus. See tegelikult, kui sa harjud sellega ära, siis sa ei hakkagi piduripedaali otsima ja kõik see energia salvestatakse tagasi akudesse, nii et pidurdamine on pigem isegi kasulik ja sellest tuleb ka natukene eelist nii-öelda sellel läbisõidu ulatusele. Kui sa kuuled seda heli, siis on sinu lähedal Škoda Enyaq, uus Škoda elektriauto. Ja kui sina otsid elektriautot, aga mis oleks selline auto, mis on võimalikult tavapärane, ehk et võimalikult selline auto, millega sa oled harjunud, et ta oleks täis nutikaid lahendusi, et kogu su pere mahuks sinna peale, et tal oleks veokonks, mille külge sa saad panna haagise või näiteks jalgrattahoid ja katusele katuseboksi ja ühe laadimisega sõidaks üle 500 kilomeetri. Siis ma arvan, et õige vastus on see, mis on minu selja taga. Škoda Enyaq IV.